aga tere tulemast, tere, tere, Paala linna koolipere ja kõik õpetajad, õpilased, lapsevanemad. Alustagem oma toreda jõulukirikuga siin Viljandi Pauluse kiriku suures kirikusaalis Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel ja alguseks on ühislaul. Issand, sinul on hea meel olnud oma maast. Sa oled pööranud ära meie vangipõlve, ärata üles oma vägevus ja tule meid päästma. Laulge rõõmsasti, oh taevad ja maa olgu rõõmus, sest Issand on meie rahvast lohutanud ja meie peale halastanud. Ütelge neile, kes on südamest rõhutud, kinnitage endid, ärge kartke, vaata, teie Jumal tuleb ja saadab teile abi. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Issand olgu teiega. Palugem. Kõigeväeline Jumal, taevane Isa, ole meiega siin selles sinu pühakojas tänagi, et saaksime olla rõõmus ja rahus, leida kosutust ja kinnitust, et see päev korda läheks, et läheks korda meie vaheaeg, et läheme puhkama jõulurahus, leiame üles kõik need annid, mis meile on kingitud, rõõm, rahu, hea meel, üksmeel, õrnus, hellus ja armastus. Aamen. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu üles kirjutada kogu maailm. See üleskirjutus oli esimene ja toimus, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid endi laskma kirja panna, igaüks oma linna. Siis läks ka Joosep Galileas Naasareti linnast üles Juudamaale, Taaveti linna, mida hüütakse Betlemaks, sest oli pärit Taaveti kojast ning soost. Ennast laskma kirja panna ühes Maarja oma kihlatud naisega,
kes oli käima peal. Aga nende seal olles sai aeg täis, et Maarja pidi maha saama ja ta tõi ilmale oma esimese poja ja mähkis ta mähkmetesse ja asetas ta sõime, sest neil polnud muud aset majas. Ja seal paigus oli karjasid väljal öitsis pidamas valvet öösel oma karja juures. Ja issand ingel asus nende ette ja issand auhilgus paistis nende ümber ja nemad kartsid üliväga. Ja ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale. Sest teile on täna Taaveti linnas sündinud õnnistegija, kes on issand Kristus. Ja see olgu teile tunnuseks, te leiate lapse mähitud ja sõõmes magavat. Ja äkitselt oli ingli ühes taevasõjaväe hulk. Need kiitsid Jumalat ning ütlesid, au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kelleldes temal on hea meel. Puudel õitsevad leevikesed, aknaklaasidel jää. Kellad käel käivad inimesed, seisma kellad ei jää. Ei jää kellad, ei inimesed, ei me peatu, ei näe. Meie meeled on ikka keset minekut üle mäe. Puudel õitsevad leevikesed, aknaklaasidel jää. Oh me tuhanded tähtsad teod, rabelev aeg. Lennukiteks maskeerunud teod. Hirmus hetkede vaeg, üha rutem, üha rohkem, siis vast õnn on meil käes. Peidetud pohmelus, pettumusohked, tahtmiste lõppu ei näe. Käime, möödume inimesed, ei me peatu, ei näe. Puudel õitsevad leevikesed, aknaklaasidel jää. Puudel õitsesid leevikesed, aknaklaasidel jää. Yeah.
ei ole mulle saladus, sest piilur olen mina. Ajakell käib ikka ühte sammu ja meile tunde väsimatult lööb. Nii mõtlikuks teeb küünlatule valgus. Üks aasta lõpp on jälle meie ees. Ja arglikult põeb hinge jõulutunne ning soove mitmeid keeleb peas. Nii arglik pole olnudki see tunne. Hing ootamas on Elvist ja head. Kaugusesse suunan oma pilgu ja ootamatult äkki ma tean, miks küünlatuli rahustavalt vilgub, ta ajakilde kokku seab. Neist teha tahab imekauni pildi, kus mälestused möödunuist on sees, kus mineviku unistusi helgib, kus täituvad kõik soovid meie teel. Vaata, ilmataevas palju tähti, kuidas küll ühte ainsat teiste seast ära tunda. Kas leidsid oma tähe, mis sulle teed näitab? Helgimas täht, säravaim täht, vaikses öös, jõuluöös näitab meil teed, meid valgustab, meid juhatab, pimed
padjad ja kõik tekid, sulelumi varjab jõuluks maa peal mustad plekid. Sulelumi, sajab päevalööl, lumeetni virkev siin hoolega teeb tööd. Kui ei oleks taevas teda, ma jääks unetuks, lapski lume ootusest jääks hoopis unetuks. Aasta läbi lumeid korjab kokku suled, tarvis läheb jälle neid, kui talveaeg kord tuleb. Lumesulgi sülega eid siis puistab maale, põlluväega valgeks saavad põllud, teed ja laaned. Sulelumi, sajab päevalööl, lumeetni virkev siin hoolega teeb tööd. Kui ei oleks taevas teda, ma jääks unetuks, lapski lume ootusest jääks hoopis unetuks. Sulelumi, sajab päevalööl, lumeetni virkev siin hoolega teeb tööd. Kui ei oleks taevas teda, ma jääks unetuks, lapski lume ootusest jääks hoopis unetuks. Selle jõudu õhtul on mul oma väike plaan, hästi hoitud saladused peagi teada saan. Istun täna üleval ma terve pika öö, see on minu väga tähtis öö. Tahan näha, tahan kuulda väga pikku mees, kas ta tuleb, kuidas tuleb paksu lume sees. Kas ta mahub mulle pikku nagu väike lind, kommiga kas üllatab ta mind. Tahan näha, tahan kuulda väga pikku mees, kas ta tuleb, kuidas tuleb paksu lume sees. Kas ta mahub mulle pikku nagu väike lind, kommiga kas üllatab ta mind. Oodan kõigi minu nahna poole, ootan veel kaks, mõtle, kas on väga pikk, teinike või kaks. Kas tal pabervalge või on halda juuksetükk, kas tal lühike või pikk on jutt. Tahan näha, tahan kuulda väga pikku mees, kas ta tuleb, kuidas tuleb paksu lume sees. Kas ta mahub mulle pikku nagu väike lind, kommiga kas üllatab ta mind. Tahan näha, tahan kuulda väga pikku mees, kas ta tuleb, kuidas tuleb paksu lume sees. Kas ta mahub mulle pikku nagu väike lind, kommiga kas üllatab ta mind. Oodates ja oodates siis uniseks ma jään, märkamatult pean ja toob ette padja käen. Ühe silma suudan lahti hoida veel siin, ärgates on keegi käinud siin. Ärkamik vist ongi käinud siin. Vana-aasta sammub vaikselt ajalukku, keerab enda kannul ajaukse lukku. Kõik jääb selja taha, kes küll hullust muudaks, oi kui kõik, mis paha, maha jätta suudaks. Tulgu ilus aasta, küünla valgus ilus, piparkoogiraas ta pisikesest pihus. Pärast jõulupuhkust meenutagu seda, piprast kui ka suhkrust tehti aasta süda. Lumine talvas ja lumine maa, päevad, mis ma jõulu tunnen. Natuke nukker ja ometi hea, tunne, mis veedetud tunnen.
lumi katab
juuskedel on lumekroonid, taevast langeb lisa. Südamlikud jõulusoovid teile, ema, isa. Sündida võib sädemest suure sooja algus. Pimeduse südamest koorub kirgas valgus. Need, kel osaks saanud rõõm, teavad, mis on kurbus. Teenimatult tibe sõõm laulma harjub kurgus.
südamele soojust, nagu päike eal ei loojuks. Jõulurõõm poeb tuppa tasa, jätab rõõmu helbed maha. Kõikjal tunda tema hingust, see ju tema kingitus. Hiilib õhtu hämaruses, tema jälgi leidub lumes. Hingest süütab küünlaleegi, rõõmu võtta ei saa keegi. Maas koolipere, lastevanemad, õpetajad, õpilased. Me pühitseme ka sel aastal taas väikese Jeesuse sündimist siia ilma. Me pühitseme seda, et Jumal saatis oma poja. Jumal sai inimeseks, et meie saaksime õdedeks ja vendadeks nii omavahel kui temaga, et me leiaksime rõõmu ja rahu, mida meilt keegi vastu ära võtta ei saa, aga mis on ometi võitmatu, mille abil saab korda palju sellist, mida ei saa väevõimuga. Me kutsume Jeesust Kristust ka kuningaks, taevaseks kuningaks, aga tema tuleb alandluses kõige vähematesse oludesse. Me mõtleme tihti, et Jeesus sündis laudas, aga mitte sellises laudas, nagu meie oleme harjunud. See oli üksnes koobas. Tänase päevanigi on näha seda, saab vaatamas käia. Ülimalt lihtne, lihtsalt varjualune vihma ja tuule eest. Aga tema vägi ei olnud sõjaväes, võimus ega vägivallas, vaid tema võim on rahus, rõõmus, õrnuses, isegi helluses. Ja see on, mida meiegi pühitseme igal aastal uuesti, taas ja nõnda on see olnud 2019 aastat selle pisipoja sündimisest Maarjale ja Joosepile. Kuidas olla hell ja kuidas olla õrn, see on midagi, mida tuleb ilmselt õppida. Ja ma räägiksin ühe loo, viimati kuuldud loo õppimisest ja õpetamisest, kus kohtuvad väga hea õpetaja ja väga hea õpilane. On kooli kokkutulek ja juba elatanud vana õpetaja juurde astub täiseas mees, ütleb: tere õpetaja, kas te mäletate mind?
ma olen väga teist lugu pidanud, te olite minu eeskuju ja teie eeskujul sai minustki õpetaja. aga õpetaja vastab, ei, ma ei mäleta. mul on olnud väga-väga palju õpilasi, mitte ei tule ette. ja õpilane ütleb, kas te mäletate, kord oli nõnda, et teie klassis ühel poisil kadus ära kell, käekell. jah, ütleb õpetaja, ma mäletan seda. ja õpilane jätkab, siis te ütlesite nõnda, et teeme nii, kogu klass paneb oma kotid siia tahvli alla klassi ette, aga võtame igaüks oma salli ja seome silmadele ja loeme omaette vaikselt 100-ni. aga selle aja sees see, kes võttis kella, paneb selle omaniku lauale tagasi. ja nõnda juhtuski, kui sallid võeti silmadelt, oli see kell omaniku ees tema laual tagasi. õpetaja ütles, jah, ma mäletan seda küll väga hästi. ja õpilane ütles selle peale, aga siis te ju mäletate mind küll. ei mäleta, ütles õpetaja, sest minu silmade ees oli ka sall. nõnda see kõneleb minu arust midagi väga ja väga hellusest, õrnusest, aga väga heast õpetamisest ja ka väga heast õppimisest. see on siis, mida ma soovin ja palun teile igaühelegi, et öeldakse ka, et kordamine on tarkuse ema. ja nüüd, kus me kuulsime, et vaikus on tarkus, eks me ju teame küll, kust seda otsida, aga et oleks vaikust, rahu ja rõõmu, et me märkaksime seda hellust, neid õrnu teateid, mis meile saadetakse, et me saaksime aru, mis meie ümber toimub, mis on elu. Aamen. aga kõige lõpuks on mul öelda üks teade edasi, kes on kaotanud täna oma mobiili peatrepi juures. see võib selle leida peaukse juurest laualt, kus on raamatud. See
head selleks, et ennast koguda ja ühele lainele viia. Tõuskem püsti, ülendagem oma südamed palvele. Kõige väeline Jumal, halastaja Isa, me täname sind, et sa oma halastusest meie vastu oma ainusündinud poja meie lunastamiseks lasksid inimeseks saada. Me palume sind, valgusta meie südameid, et sinu armsa poja sündimisest südamest rõõmustame, sind alati inglite seltsis kiidame, alati rõõmsad ja rahulikud oleme ja kõiki kannatusi ja kiusatusi nurisemata kanname ja ära võidame. Selle sama sinu poja läbi, kelle õpetatud sõnadega me palume. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Ja Paavela kooli pere. Asi on nii, et jõulude ootusaeg on alati kuidagi eriline ja eriline on ta mitmel põhjusel. Esiteks seepärast, et tulevad jõulud, aga teiseks sellepärast, et meie õpilased ja õpetajad on selle jõulude ootusaja alati eriliseks teinud ja tahaksin väga tänada neid õpetajaid, kes meid on selle osas aidanud ja palun siia õpetaja Hille ja Sirje, sest muusika ja sõna on alati käsikäest, nii et palun emakeele õpetajad Hille ja Sirje. Kuna õpetaja Hille on seal üleval rõdul, siis me saadame talle niimoodi käsipostiga selle väikese õnnitluse. Aga ma arvan, et kõige suurem tänu kuulub ehk õpetaja Signele, sest kõik need kaunid advendihommikud, kogu see mõnus pühateelne häälestus läbi terve detsembri ja tänane kontsert. Nii et palun õpetaja Signe ja ma arvan, et kool teeb ühe sügava kummarduse ka. Aitäh!